Nüüd ühest hämmastavast arengust, mis on jätnud ajaloolased ja iisraelased aukartusse, viies ühe valusa ajaloolise loo lõpule. Iisrael on leidnud 1948 aasta Altalina laeva tervena, rohkem kui 500 meetrit oma rannikust läänes. Altalina saabus Iisraeli juba 1948 aasta juunis, tuues taasa immigrante, sealhulgas Irguni relvarühmituse liikmeid ja relvi iseseisvussõja ajal. See tabati tollase peaministri David Ben-Gurioni käsul ja uputati ranniku lähedal. Selles vastasseisus hukkus 16 Irguni liiget ja 3 Iisraeli kaitseväe sõdurit. Nüüd on vrakk keerulise mereotsingu käigus täielikult üles leitud. Nüüd kommenteerisid seda märkimisväärset arengut eraldi kohtades varem nii peaminister Benjamin Netanyahu kui ka paremäärmuslik juht Itamar Ben-Gvir. Kuulake. Mul חופי תל אביב. Tel Avivi rannikul sitis Al-Altalena põlema. Tel Avivi rannikul langesid vennad vendade käe läbi. Kuid just sellest tulepõrgust kostis Al-Altalena komandöri või õigemini Irguni komandöri Menahem Begini, olgu tema mälestus õnnistatud, hüüe. Hüüd oli tule peatamiseks, lahingu peatamiseks, sest me ei lähe kodusõtta. See on Altalena suur õppetund. See on täna sama tõsi kui tol ajal. Sest lõhestumine on nõrkus ja ühtsus on tugevus. Ja täna ütlen ma, et meievaheline ühtsus on palju suurem kui välja paistab. Kindlasti suurem kui valimiskampaania ajal tundub. Ja see ühtsus on hädavajalik, et me suudaksime silmitsi seista suurte väljakutsetega, mis meid veel ees ootavad. Seetõttu peame looma laiapõhjalise rahvusliku valitsuse, et tagada meie tulevik ja meie julgeolek. Seisan täna siin Etseeli majas. Kogedes esmakordselt tagakiusamise maitset, kogedes esmakordselt tunnet, et ei taha sinuga samal laval pildile jääda. Nii et lisaks tervitame Mark Schulmanit, ajaloolast ja Tel Aviv Diary autorit, kes liitub meiega Tel Avivist. Tore sind nagu alati näha. Vau, on hämmastav mõelda, et pärast kogu seda aega on Altalena täielikult üles leitud, rääkimata tehnoloogiast, mida selle leidmiseks kasutati. Aga alustuseks, Mark, räägi meile selle valusa ja salapärase episoodi tähtsusest äsja loodud riidi ajaloos. Mis on sinu mõtted? Olgu, räägime siis kõigepealt ajaloost. Mõtleme Iisraeli peale. On 1. juuni kõigepealt aastal 1948. 15 päeva pärast riigi loomist. Riik on igast küljest rünnaku all. Ja tol ajal on olemas eraldi armeed. On Iisraeli kaitsevägi, on see, mis on jäänud Palmachist ja on Irgun, mis oli tol ajal Etzel. 1. juunil jõudsid Iisrael Galil ja David Ben-Gurion kokkuleppele Etzeli laiali saatmiseks ja selle liitmiseks Iisraeli kaitseväega. Nii tekib üks ühine võitlusjõud. Üks erand oli Jeruusalemma puhul, mis jäi iseseisvaks, sest Jeruusalemm ei pidanud 1948 aastal sõlmitud kokkuleppe järgi kuuluma Iisraeli riigi koosseisu. Õige. Ja Altalena saabus ja see oli vist 22. juunil. Ben-Gurion ei tahtnud, et see jõuaks Tel Avivi, sest tol ajal oli relvaembargo ja osa vaherahu leppest oli, et me ei saa vaherahu ajal relvi. Nii et see läks Kfar Vitkini, mis asub kohe Netanja põhja pool. Seal laaditi 2 päeva maha. Paljud inimesed, kes pardal olid, tulid maha. Samuti suur osa nende laskemoonast. Kuid Iisraeli kaitsevägi nõudis, et kogu laskemoon antaks üle Iisraeli kaitseväele, sest on ainult üks armee, nii nad ütlesid. Sel hetkel Iisraeli kaitseväe liikmed ümbritsesid ranna ja sel hetkel lahkusid paadid Kfar Vitkinist ning suundusid Tel Avivi rannikule. Tel Avivi ranniku lähedal toimusid läbirääkimised. Ben-Gurion keeldus loovutamast 20% relvadest. Ta soovis, et läheksid võitlejatele Jeruusalemmas. Ja Ben-Gurion ütles, ei, siin on ainult üks Iisraeli kaitsevägi, siin on ainult üks jõud, siin saab olla ainult üks jõud. Lõpuks Ben-Gurion andis käsu tulistada laeva kahuriga. Laev süttis põlema. Ja lõpuks laev tegelikult ei uppunudki. Laev jõudis lõpuks madalikule Kaluri tänava juures. Ja loomulikult hukkus tulekahjus mitu pardal olnud inimest. Ja sel hetkel hukkus ka 2 Iisraeli kaitseväe sõdurit. Ja kõik relvad, mis veel alles olid, kaotati. Õige. Ja siis sel hetkel Nahum Begin tuli kaldale, läks eetrisse Etzeli raadios ja ütles,
Me ei tule võitlema. Sa tead, et Zeli võitlejad liikusid Tel Avivi poole, et midagi ette võtta. Ta ütles, me ei hakka võitlema, meil ei tule kodusõda. Selles riigis ei tule kodusõda. Ja see oli kogu selle asja kõige tähtsam punkt. Ei mingit kodusõda ja üks armee. Nüüd liigume kiiresti tänasesse päeva. Mul on jäänud 30 sekundit. Benjamin Netanyahu ja Itamar Ben-Gvir kommenteerivad seda ajaloolist hetke. Eraldi, palun teie arvamus lühidalt. Eraldi nad ei tahtnud koos olla või vähemalt Netanyahu ei tahtnud olla koos Ben-Gviriga. Ta ei taha jälle Ben-Gviriga koos olla. Ma arvan, et Netanyahu üritab praegu väga selgelt näidata rahvuslikku mamlaki hoiakut. Ta tunneb, et teda rünnatakse. Seetõttu valis ta selle tee. On palju visimusi. Miks see just täna avastati, mitte 6 kuud või 3 kuud tagasi? See on juba täiesti eraldi küsimus. Aga see oli selgelt väga hea valimissündmus nii Netanyahule kui ka Ben-Gvirile. Emotsionaalselt oluline areng. Tõepoolest areng. Ja kindlasti vanema põlvkonna Likudi toetajate seas, keda teate, räägivad endiselt laevast kui kõige olulisemast sündmusest juudi, mis see tegelikult ei olnud, aga netikajastul. Vaatamas.